Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 115. osa. Mina olen Regina Jaakson ja me salvestame Pärnu huubis. Täna on külas naisterahvas, kes on juba isegi korra meil Pärnumaa podcastis käinud. Täna võõrustame veel, loodetavasti võõrustame teda veel siin aastate jooksul. Mine sa isahane tea, eks elu näitab. Tere tulemast, Piia Karro-Selg. Tervist, tervist. Täna me alustame sinuga hoopistükkis üritusest Augusti jäljed. Tuleta palun mulle meelde, kui mitu aastat te olete teinud Augusti jälgi? See on, teinud oleme 7 aastat. Vahepeal oli see koroona hulluse ajal jäi meil 2 aastat vahele. Ehk siis kui me oleks teinud kõikidel aastatel järjest, siis oleks meil 9. kord, aga ametlikult teeme 7. korda. Ja kui sa küsid, et millal see algas, siis ma selle vastuse jään võlgu, sellepärast et see oli aasta, kui ma ise samal ajal olin Taiwanis. Koreas oli, Lõuna-Koreas oli. Ja ma tean, et Marina oli möllamas ja väga põnev koht on see, et kuna ma ettevalmistused aitasin teha ja siis mul tuli vabatahtliku töö raames olla Lõuna-Koreas ühel konverentsil ja kuna see oli ikkagi esimene tänavfestival, mida me tookord tegime. Ja ainus meetod mitte juhtida, vaid pilvi juhtida oli see, et ma istusin Jõesuu on selline linn on seal hotellis, sa vaja vahet siis kujutad ette, et meil oli seal ikka väga hilis õhtu juba, kui Marina tegeles Augusti jälgedega. Ja siis ma istusin Veser selle kaardi peal. Siis ma vaatasin pilvede massi liikumist, kuna see oli nüüd ainus kord, kus me saime, selle festivali alguses oli vihma niimoodi, et tuli kontsertprogramm Vanakooli sees teha. Aga ma täpselt kellaajaliselt jälgisin, et kella 7 on pilved üle. Tookord me tegime, et algas kell 6 ja lõppes seal kuskil kella 10 paiku. Et Marina siis korraldas nii, et kontsertprogramm jätkas küll sees, aga lapsed, kes olid alguses ka foyees alustanud kauplemist, tõid oma asjad välja ja pingsiturniire, mis on meil ka väike traditsioon juba, et mehed tassisid ka pingsilauad välja ja et ikkagi tegelikult õues hakkas toimuma melu ka. Et need olid hästi vahvad kaadrid, aga ma ise mäletan ennast, kuidas ma istusin hotellis. Kell võis olla mingi 11 ringis äkki, 10-11 ringis. Ma olin ajas nii valesti, et ma seda algust enam midagi, siis ma pidin tõesti magama minema, järgmine päev tuli jälle vara tõusta. Aga kuidas ma jälgisin kaardi peal pilvemassi liikumist niimoodi, et kuhu mis kell jõuavad Eestis Pärnus pilved. Aga seda ideed, kuidas see alguse sai, seda sa vast ikka tead? Jaa, seda ideed ma ikka tean, see on väga... selline, kuidas selle kohta öelda, et selline, mitte meielik väga, Vanakooli moodi mitte väga, sellepärast, et me hakkasime seda lõpuks tegema sellepärast, et seda festivali tänavatel toimetamist, et nagu teised kogukonnad juba tegid. Päris paljudes asjades me oleme sellised pioneerid, algatajad, aga see oli selline asi, mida me lõpuks hakkasime tegema. See oli kuidagi kogukondade surve või kogukondlik surve, et kui nad juba teevad, proovime ka, et ega me, oleme aasta läbi ju tegelikult sügisest kevadeni, päris tiheda graafikuga ja mina ütlen, et vaatamata sellele, et see on nagu meile tööks, siis arvestades meie võimekust inimestena ja ka majanduslikku, siis mina julgen väita, et 2/3 sellest tegevusest on meil on siiski vabatahtlik tegevus. Ja kui sa inimesena nii palju panustad aastaringselt, seal septembrist kuni maini, juunini välja, et siis võtta ennast suvel kokku on tõsine pingutus. Ja siis me tegime selle ära, aga me tegime seda jälle natukene nagu oma moodi. Et meil on ju kõikidel nendel aastatel on see, et ütleme tänavatel ja kohvikutes, aga siis on meil see kohalik seal keskuse ümbruses olev tegevus. Festivali alana, nagu me ise kutsume, et üks on see tänavakohvikud, mis on linnaosas ja taaskasutuskaubamajad. Nii on ta traditsiooniliselt kõikidel aastatel ja siis on see meie maja ümbruses toimuv veel melu. Mis rahva liikuma paneb ja see oli ka vast selle festivali selline oma näolisus ka tol aastal, kui me alustasime, et ta toimus tänavatel
just nimelt Vanakooli keskuse ümbruses, et seda oli nagu hästi vahva oli vaadata neid fotosid. Inimmassid liikumas, et see oli tõesti esimene festival, kus õnneks Pärnu Postimees ka kohal käis ja jäädvustas, sest me Marinal üksinda seal vihmaga võideldes ja inimesi koordineerides, ta isegi pärast ütles, et ta ei saanud aru, kuidas see möödus niimoodi, et ühel hetkel oli ta läbi. Ja kuidas see tehtud üldse sai on ju? Kuidas see ajaga või aastatega muutunud on või kui palju on nagu samaks jäänud? Muutunud on ta täpselt nii, et 3 aastat tagasi lisasime, et kui me teeme tavaliselt ju reedeti. Ja sellel on ka väga selline praktiline, et alguses mõned koduaiad nagu avaldasid väheke sellist imestust, et teised ju teevad vabal päeval. Meie põhjendus on see, et tolle reedega, kuna see põhifookus on olnud läbi aastate ikkagi reede, kui ka see festivali ala siis meie keskuse ümbruses toimetab, on see, et mina ütlen väga lihtsalt organisatsiooni juhina, et see on mu meeskonnale töö. Päriselt ka. Et kui on piirkondi, kus teevad suured vabatahtlike massid, et seal on teine asi, et inimestel on vaba päev, too laupäev ja siis toimetatakse, aga sellest vähesest suvisest ajast, mis meil on ära võtta nüüd ekstra see veel laupäev oma meeskonnal pluss selle järgne koristus ja kõik sellised asjad, et siis meie oleme otsustanud, et see on reede ja tegelikult augustikuus on päris palju linnas külalisi, linnaosas külalisi, et me ei tee seda ju mitte ainult ütleme kogukonna inimestele, vaid me teeme nende endi külalistele. Ja seda enam, et see kellaaeg, et me tegelikult alustame päeval. Ei ole territoorium tühi. See tähendab seda, et inimesed liiguvad, neid ei takista see, et on reede. Ja läks aega, mis läks, aga ühel hetkel koduaiad ka, nii mõnedki tulid tänama, et me seda just reedel teeme. Ja väga praktiline, nende, kui mina organisatsiooni juhina mõtlesin oma meeskonnale, siis nemad hakkasid lõpuks aru saama iseendist. Kui hea tunne on see, et sa teed reedel, teed hilisõhtuni selle melu ära, laupäeval kosud ja pühapäeval saad päriselt puhata. Ja siis tõesti 3 aastat tagasi me lisasime omalt poolt täitsa omast initsiatiivist teise päeva, laupäeva ainult koduaedadele. Et ta on siis nagu terviku moodustab, et need, kes ei saa reedel toimetada tõesti ja mõistetavatel põhjustel, siis need saavad laupäeval toimetada. Ja kõigil on ühine selline teavituslink, et meil on 2-päevane. Ja tollel aastal see tuli jooksvalt see teise päeva lisandumine, ehk siis me olime endale juba tegelikult teise päeva õhtuks ehk laupäeva pärastlõunaks juba ühe õppekäigu planeerinud Poola, nii et me ise ei jäänud. Aga too laupäev oli meeletu möll, oli tänavatel tuul puhus, möllas. Nii et ma ei tea, kui edukalt läks, aga osad ikka hoidsid laudu kinni, et kui nad oleks reedel kaasa löönud, oleks natuke kergem olnud, aga toimus ikkagi 2-päevasena. Ja siis eelmine aasta tegime me ametlikult siis juba ka nii, et Vanakooli keskuses olid erinevad tegevused, lausa 3 sündmust oli meil ka teisel päeval, aga ta on sees. Oli veel raamatulaat ja oli ka midagi õues ja nüüd me läksime ka sama teed, et esimene päev on see festivali ala Vanakooli keskuse ümbruses ja kogukonnaaedades ja teisel päeval samamoodi siis, kes tahab, saab osaleda reedel, kes tahab, saab osaleda laupäeval ja kes nagu kõige rohkem tahab, see saab mõlemal päeval osaleda, et ta on selline tõesti võimalusi andev minu arvates. Aga Vanakooli keskus teist päeva meluna nagu tänavatel ei tee, et me lihtsalt füüsiliselt ei jõua inimestena. Aga sees on hea teha, sest seal on juba kujunenud sellised meeskonnad, kes on hästi-hästi huvitatud. Mis siis sees toimuma saab? Tänavu on siis laupäeval kella 11 kella 2 on selline sari, mis on nüüd 1,5 aastat. Hakkab teine aasta nüüd jooksma, teise aasta teine pool siis jooksma, et raamat algab lugejast, selline sari, algas ta raamatu aastal, Eesti raamat 500, siis aasta tagasi ja Jaakud, 2 Jaaku, loominguline koosseis. Jaakud ehk siis Jaak Känd ja Jaak Jaamets veavad sellist ettevõtmist
sõnas ja pildis ja tekstis, nagu raamat algab lugejast, kirjutav Raeküla. Väga, väga põnev. Ja see kirjutav Raeküla kujutab endast tegelikult liikumisrada meie linnaosas, millel on orienteeruvalt 20 punkti ja nende 20 punkti peal tegelikult liikumisrajal tutvustaks kui me läheks liikuma, tutvustaks umbes 25 kirjutajat meie linna osas. Ehk kes siis on läbi aegade, ta ei ole ainult sündinud, vaid ta on elanud, ta on lahkunud, ta on küüditatud, mis iganes. Et selliseid autoreid ja nüüd selle pani eelmisel aastal kokku meie kogukonnagiid Kiki Pärnpuu ja tema abil siis nüüd 2 Jaaku valmistasid sellel teemal sellise poolloengu vormis kevadeks õpilastele Raeküla hariduselu aastapäevaks. Ja nüüd siis laupäeval, eeloleval laupäeval, avame me selleks 3 tunniks ka nende autorite raamatunäituse ja siis Jaagud teevad selle loeng esitluse seina peal, loevad katkeid raamatutest ja osad autorid on ka ise kohal. Et see näitus on nagu selles mõttes põnev, et ta ei ole ainult raamatud, et kes loojatest nagu isiklikult on pidanud võimalikuks tuua midagi ka muud iseloomulikku veel kaasa. Piret Talile on seal vahvaid eskiise, mida ta on käinud tuntud kunstniku juures kirjutamas ja näiteks August Aarma tõi, kui see nimi sulle ütleb midagi, vast ütleb, ta on Gunnar Aarma poeg ja tema harrastus 54 aastat on olnud tikkimine. Üle 170 tikkandmaali on ta teinud. Tema tõi sellele raamatunäitusele 4-5 perekonna tikkandit, perekonna liikmetest. Seal on veel 11-3 sellist huvitavat ja peaaegu kõik autorid. Ma arvan, et autorid on kõik esindatud. Me oleme Jaakudega nagu arutanud ja otsinud autoreid. Et võib-olla meil ei ole pätsidest nagu nende originaaltrükiseid, nende enda loodud, aga võib-olla on ka, ma täpselt veel kogu loetelu ei tea. Et me oleme teinud koostööd siin Paikuse raamatukoguga, Marika Kukk on aidanud omalt poolt komplekteerida ja erinevad autorid ja erinevad pereliikmed. August tõi nagu kogu perekonna raamatut meile just pühapäeval ja siis näiteks Leida Rohtla, kes on oma elu lõpuaastat Raekülas elanud. Tema ainukestegi luuleraamatut ei ole raamatukogudest, aga jälle kogukonnagi Kiki sai sellega hakkama, et ta toob meile ja et see saab olema põnev, see on ainult 4 tundi. Ehk siis, kui keegi tahab seda kooslust näha, siis saab ta seda 4 tunni jooksul nagu nautida. Ma mõtlen, et terve see aeg, kui me oleme sinuga koos raadios ka töötanud ja ma tean sinu tegemisi ja olen natuke kursis sinu toimetamistega Raeküla Vanakooli keskuses. Ma mõtlen, et kõik need ideed, millest sa oled kinni haaranud või ise algatanud, need on ikka täitsa nagu kosmosest, heas mõttes. Kui sa küsid, et kuidas nad tulevad? No kus nad tulevad siis? Need samad näiteks see kirjutav ja Raeküla, kui ma selle peale mõtlen, siis ta on tegelikult ju jätk on ju. Ja sellest ideest, see idee sellised maamärke nagu luua või otsida, et vaata, mul lähevad silmad läikimas. Et see idee pärineb mul tegelikult 2008. aastast, täna on 2026, kui ma külastasin sellist linna nagu Liepaja. Nende linnas oli tollel ajal noodid, mille järgi sai nagu jalutada ja linna avastada. Nad kutsuvad ennast ju muusikalinnaks. Ja siis ma kandsin seda ideed. 2010 oli meil selline sündmus nagu Pätsi. Mina arvan, et see oli 2010. Võib-olla oli ka varem. Kuskilt ma tulin reisilt, ma olin väga väsinud, kui ma tulin. Ja see avati Pätside maja peal, nende maja peal tahvel. Ja mul need muusikanoodid seisid tollel hetkel lihtsalt kuskil kuklas, et ma olin nii vaimustatud nendest. Ja siis ma 2010 vaadates neid inimesi, kes tulid sinna avamisele ja kuulates nende imestust
sealhulgas ka meie naabermajas tegutseva kooliõpetajate imestus, et vau, kas Pätsid on siin elanud või. Mul oli seda nii kurb kuulata, et mina, kes ma olin linnaossa kolinud ju 3-4 aastat tagasi, mina viisin selle linnaosa eluoluga ennast ja ajalooga kursi umbes, ma ei tea, vähem kui poole aastaga. Ma ei saa öelda, kiidelda, et ma teadsin kõike, ei, et mulle lihtsalt see Raeküla lugu on nii põnev ja niimoodi ma hakkasin avastama ju tegelikult aastate jooksul neid teisi lugusid, aga need teised lood on ju pisikesed, minule mitte pisikesed sisult, vaid ma suutsin ainult ju näpuotsaga üht-teist haarata. Et ja siis, kui tuli Eesti Vabariigi sünnipäev, mul need noodid ja see Pätside peret nagu olematus linna osas üllatas mind nii väga, et ma hakkasin nagu tiksus see kogu aeg. Tiksus ja siis tuli Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine, siis kuna seal oli see üks tingimustest, ideekonkurss tuli KÜSK-il ja KÜSK tähendab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja seal tuli, oli võimalus ideid välja käia, mida kinkida linnaosale või mida kinkida vabariigile. Ja siis ma kutsusin teisi linnaosade seltse kampa. See, kuidas see pealkiri tekkis, seda mul pole õrna aimugi, et kes need jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis. Järsku see nagu kõlksus ja siis meil sealt edasi ongi need jäljed. Ega see kirjutav Raeküla on ka tegelikult ju jäljed, et erinevad jäljed. Et sealt on sündinud, et kui ma nagu sinna tagasi vaatan, kus see, et noodid, aga hästi põnev oli, et kui me nende jälgedega oleme ka rahvusvahelisel tasandil edasi arendanud, et Riias tänu meie initsiatiivile on ju sündinud ju Footprints ka jäljed, küll inglise keeles, kes need jäljed siia jättis, kes neid jälgi mööda käis ja see rada Riias käib, ütleme, see südalinna kõrval siis mööda neid juutide päris karmi ajalugu mööda, et kuidas juute represseeriti ja kui palju seal on igasuguseid kolmistuid ja kuhu peale on mida ehitatud ja kõik see selleks praegult. Me jõudsime selle sama rahvusvahelise projektiga Liepajasse. Ja Liepaja, kui ma seda kirjeldasin, et kui palju see inspiratsiooni andis nende noodid, siis nad vaatasid mulle nagu suurte silmadega otsa, kas tegelikult ka või. Et inimesed pahatihti ei pane ise tähele, millega nad võivad kedagi mõjutada ja nad ei pruugi ise väärtustada seda, mis neil olemas juba on. Ja usu või mitte, aga Liepaja hakkas uuesti oma noote üles otsima selle peale, sest paljud noodid olid üles korjatud. Et see oli kellegi ärimehe toetus lihtsalt linnale olnud tollel korral. Vot, nüüd ma jäin nagu heietama siin, aga ma ei tea, kas need, ma arvan, et need on loo ja selline suunatud tegevus läbi minu, ma arvan, et või läbi kellegi, et nii nagu sa kirjutajana tead, et kuskilt tuleb. Kolleegid kardavad, et kui ma vetsu lähen, et millega ma sealt jälle välja tulen. See on mul põhiline koht, kus ma istun järsku ja käib mõte. Ma arvan, et see on ainult koht, kus sa lihtsalt istud, sest muidu sa toimetad ringi kogu aeg. Vot ei oska öelda. Kindlasti ma istun ja kuidas sa üldse jõudsid Pärnusse, kas me oleme podcastis, me ei ole sellest rääkinud, raadios oleme rääkinud, aga podcastis. Sellel on väga lihtne põhjendus. Ma tahtsin oma elu muuta, ma olin suurepärases Eesti firmas, üle-eestilises tegutsevas firmas. Kõik oli lihtsalt suurepärane, aga vaata ühel hetkel, kui kõik on liiga suurepärane. Ma ei tea, võib-olla see on jälle minu probleem, aga nagu sa tunned, et sa oled nii kinni. Et kõik on liiga paigas. Et see oli ka üks minu pikimatest tööperioodidest, et enne seda ma olin suutnud vastu pidada erinevates töökohtades 3, 4, 5 aastat, siis ma pidin töökohta vahetama. Kesk-Eesti Arenduskeskuses ma töötasin 1996 kuni 2004. See oli ikkagi jube pikk aeg minu jaoks. Minaks ma olen nagu nii kohutavalt püsimatu. Rääkimata nüüd Raekülas, kui kaua ma siin olen töötanud. See on müstika. Ja siis ma hakkasin töökohta otsima lihtsalt. Töötasin, elasin Paides. Aga ja seal oli väga, ma tean seda tunnet, kui sulle öeldakse, et sa ole, jaa, te olete suurepärane kandidaat, aga
meie oleme liiga tagasihoidlik teie jaoks. See on kohutav tunne või selline, et noh, mis nüüd meie selle kõrval, kus sa tuled, on ju. Ma tahan lihtsalt uut tööd. Keegi ei saa sellest aru ja mul oli samasugune kogemus muide siin isegi Pärnus. Kandideerisin tookord, ütles ma Pärnusse siis füüsiliselt jõudsin, siis me olime pojaga kahekesi toimetasime. Meie elu oli nii sätitud, kuna mina tahtsin töökohta vahetada, siis meil oli diskussioon pikk ja põhjalik. Kuhu? Mina tahtsin Tallinnasse. Hirmsat moodi, mul on alati Tallinn väga meeldinud ja Tallinna selline elu incognito või, kuidas selle kohta öelda, et sa elad. See melu ja möll ümberringi, täna ma tõenäoliselt ei tahaks enam, see on nagu liiga täna ma olen juba oluliselt rahulikuma elustiili esindaja. Ja poeg tahtis võrkpalli, tema tahtis Tartusse. 2 kambit nagu te olete. Ja siis me jõudsime 2 peale kokku, et tema sai, ta hakkas siin ka võrkpalli mängima alguses, tema sai võrkpalli ja mina sain ranna. Et me niimoodi 2 peale siis leppisime kokku, et loomulikult ei saanud ma endale lubada Paide palga juures ja Paidest tulles ei saanud ma endale lubada mingit luksuslikku kortorit ja üürida ma ka ei jõudnud. Et siis mul lihtsalt üks poolsugulane andis ükspäev märku, et siin oli üks väga tagasihoidlik, tõesti väga tagasihoidlik elamine, kus oli remont tehtud aastal 1930 umbes, kus vetsu ei olnud toas, vett ei olnud toas, rotid jooksid õue peal ringi ja kõik see oli, ma tulin luksuslikult 5. korruse korterist Paidest ja ma tulin ikka nagu niisugusesse keskkonda, et ma praegu tagantjärel, kuna ma kohe tööd ei leidnud, siis poeg andis mulle nagu ultimaatumi. Kuna meil Paides jäi ju kõik asjad ju alles, et kui sa kohe tööd ei leia, see oli umbes 3 kuud pärast siia Pärnusse tulekut, siis me lähme tagasi. Et võt niimoodi me siia saabusime, ja Pärnus ma sain ka Pärnu kolledžist sain ma analoogse vastuse, et ja seal isegi potentsiaalsed kolleegid õppekorralduse spetsialisti otsiti, et kui ma nendega linna või seal koolis jalutasin, siis mulle need naised ütlesid, et sa oleks suurepärane kandidaat, aga sa oled liiga loov, et meie otsime inimest siia, kes on nagu raamides. Selline saatus oli, aga siis ma hakkasin, sattusin Vanakooli keskusse ja tollel hetkel küll kooli. Nii. Et ja ma sattusin nende esimesse arengukava koostamise, mul taust oli ju tollel hetkel nagu tõesti super taust oli, et ma olin niisuguse ettevalmistuse endale teinud, et kõik need erinevate projektide kirjutamised ja minu need on müstilised numbrid, kust maailmast ma tulin tollel hetkel, ma olin ainult ärisektoris ju töötanud. Mul pole tõrna aimugi, mida tähendab 3. sektor või kogu see mittetulundussektor. Et ja siis ma sattusin sinna, ja ma olin Liivi Kaasikule, kes on nagu seltsi eestvedaja olnud ja asutaja. Ma olin talle nagu selliseks leiuks, kes oli valmis hullusid tegusid tegema, seda siis üks tagasihoidliku sissetulekuga. Et hakkama ma sain ja Vanakooli keskus on ju tegelikult koos Liiviga meil alustatud sellisena, nagu ta on arendusena ja Liivi ikka ütleb, kui ta nüüd vaheteval meil külas käib, et ta on rahul sellega, et ta sai sellisele meeskonnale selle jätta, et me niimoodi hullumeelselt edasi tegutseme, nagu näiteks Augusti jälgedega. Kui sa vaatad tagasi sellele, kui alustas selts, eks ju, ja need arenguplaanid, mis siis olid, et kui mitu korda need on suuremaks kasvanud ajaga? See on hästi põnev, on see, et selts ise alustas 2001 juba. Vana selle koolihoone kasutusele võtu eesmärgil ja linnaosale väikeste tegevuste eesmärgil. Ja mina tõin selle majandamise kaasa, kui ma sinna läksin. Et tegelikult ei pea ainult, et kõik läheb nagu teistele, et peab ka säilima selliseid vahendeid, et inimestel on küll tasusid, küll kulude katmiseks. Ja siis me tegime selliseid hoonega samaaegselt, hoone renoveerimisega samaaegselt ka arenguplaane ja igasuguseid kokkusaamisi ja mis ongi tegelikult järgmise aasta plaan mul nüüd võtta uuesti jälle ette sellised arengusuundade uuendamised, kui aega on ja võimalust on. Siis kõik need ideed, mis said paberile pandud, on täidetud ja ületatud
aga ütleme nii, et võib alati tehtud panna mingisuguse arenguplaani märksõna alla. Ehk siis tipus on see tookordne sõnastus ja sinna alla, see on nagu paras püramiid, mis on kasvanud, et see all on päris lai ja põhjalik. Et kui tagasi vaadata, siis on see täiesti pöörane, mida me oleme teinud. Ja nii mõnigi kord tegelikult, nii mõnegi kõrvalseisjab sõnade läbi, et miks te seda teete. Aga sellel minu seisukohalt on väga lihtne vastus, et vastasel juhul mind ju ei oleks siin. Sest kui ei saaks neid pööraseid potilistudes ideid teostada, potil tekkinud ideid teostada, siis lihtsalt paigalseis ei ole see, et siin ikka meenub mulle see kolledži potentsiaalsete kolleegide ütlus, et liiga loov inimene ei saa teha rutiinset tööd, et ma tõenäoliselt, ma olen vahetavalt naernud ka, et kui mind panna rutiinset tööd tegema, et siis võib-olla ma ikkagi hakkan ratsionaliseerima loovalt asju. Et ega oht on alati olemas ja see on tegelikult ka potentsiaalsete uute töövõimaluste juures hästi keeruline, et minna raamidesse, et ma olen ikkagi väga egoistlik ju või kogu me meeskond on vabad. Olenemata sellest, et me töötame 7 päeva nädalas teinekord, siis me oleme ikkagi vabad ja kui keegi üritab meid nagu sunniviisiliselt raamidesse kuidagi ajada. Neid hetki on olnud täiesti, kus meile on keskusena ja valdkondade juurest nagu praktiliselt keegi üritanud või konkreetsed inimesed üritanud niimoodi kanna alla suruda, et kuule. Aga meie tingimused on sellised, siis me oleme ikkagi nii mõnelgi korral lihtsalt seljas sirgeks ajanud ja tingimustele mitte vastama hakanud, kuna me vaatame, oleme ikkagi erasektor. Me ei ole kellegi allasutus ja seda ma olen tunda saanud ja tajuda saanud päris palju, aga meie see jäärapäisus ja see vabadus, see ongi selle töö. Liivi kunagi ütles mulle, et mulle pakuti enne keskuses tegutsema asumist, nagu päris töö mõttes asumist. Ka üks päris Pärnus väga mainekas tööandja pakkus tööd ja siis Liivi sõnad olid, et mulle, et aga sa oled siin vaba. Ja tegelikult see on väga suur väärtus. Kõige selle juures, mida me teeme, oleme me vabad, sest me oleme ise enda peremehed. Ja vabadus on, sa tead omast käest, vabadus on suur kingitus. Ma mõtlen kõiki neid hullusi, mis te teinud olete, heas mõttes hullusi. Ja üks nendest suurtematest mulle nagu näib on ikkagi need samad erinevate riikide nädalad. Ja. See on ikka täitsa nagu crazy. Tead sa, kui lahe oli sellesse sisse elada? Näiteks võtan siin, ma arvan, see oli Türgi nädal äkki üks nendest paljudest, kus mina ise praktiliselt ju osa ei saanud. Mina istusin, siin tuleb see minu eriala, programmeerija eriala, mis on mu esimene amet, mida ma olen õppinud, kus ma olen töötanud. Et siit tuleb see hullus välja, et sa istud, ma lõpetasin alla kell 3 öösel logistilise skeemi ja kõik see meeskond, kes erinevates paikades teadis, nad ei muretsenud, nad teadsid, et kui nad hommikult arvuti avavad, siis neil on PIA poolt kirjutatud logistiline skeem valmis, kes, mis kell, kus, keda, kuhu. Et see adrenaliin oli, laks oli nii suur, et see praegult, kui ma selle peale mõtlen, tänaseks on ta ikkagi ajalugu, et see jäi ju pooleli koroonaga, sest meil oli käimas parasjagu Venemaa nädala ettevalmistamine, saatkonna kohtumised olid tehtud juba ja inimestega Venemaal olid kokkulepped kõik. Kõigepealt pani koroonalaksu ja siis tuli see juba Vene riigi poolt selline lahendus, mis enam ei andnud võimalust. Et me tahtsime seda just teha sellepärast seda Venemaa nädalat sinna, võib-olla see olekski jäänud äkki viimaseks meile. Aga ma ei tea seda enam, ei oska öelda, see selleks last olla. Aga just sellepärast, et tegemist on nii suure riigi pika ajalooga ja meil on jätkuvalt suurepärased kontaktid Venemaal inimeste näol, et kelle jaoks me oleme nii suur väärtus, et me oleme nendele inimestele üks vähestest, kes on, tollel ajal ma olin veel selle suure rahvusvahelise heategevusorganisatsiooniga nii tihedalt seatud Weissman Internationaliga,
et mina olin üks Euroopa vähestest Euroopa tasemel juhtidest, maailma tasemel siis ütleme nii, kes ületas Venemaa piiri ja käis Venemaal veel enne neid hullusid aegasid. Et see, kui palju me silmaring avanes, kui palju me suhtlusvõrgustik avanes, kui palju me saime oma enda võrgustiku inimesi kaasata nendel nädalatel. Need olid eluprojektid, jah. Türgi, Jaapan oli ka vist, mis teil oli? Türgi, Jaapan, Itaalia, Läti, Leedus me lõime kaasa, Rootsis me lõime kaasa, vaata kuna idee autor on tegelikult ju linnavalitsus kunagi alustas Fääri saarte ja seal me tulime kaasa. Et Norrale lõime kaasa, aga ma praegult rohkem ma ei oskagi sulle niimoodi öelda. Austria, jah, Austria ma mäletan suursaadiku ja kultuuriatašeega, et need on need, mis mul praegu peelde tulevad, et see, kui palju me eeltööd tegime, et küll me võtsime ju päris oma rahakoti peal käisime ju riikides. Jaapanis käisime, Mikko tegi 2 fotonäitust, Türgis käisime selleks, et valmistuda ja see suurepärane partnerlus, mis tuli nagu saatkondade poolt vastu ja mida me kogesime nende etiketi poolest, selle peale mõelda, aga ka selle projekti juures kogesime me kahjuks, et oli selliseid inimesi, kes küsisid otse, et miks te sellist asja teete. Ja seda mitte miks, vaid miks. Need on erinevad miksid. Aga jah, see on see põhjus, miks ma jätkuvalt 22 aastat Vanakooli keskuses toimetan. Pöörane. Kui sul küsitaksegi seda negatiivset miksi, et ma tean, sa lähed nagu hästi ruttu põlema nagu. Kuidas sa suudad siis sellisel hetkel nagu seda normaalsust säilitada ja mitte nagu päris kukele saata? Sellele on ka ajalooline taust, et ma paar kuud tagasi matsin oma ema, kes jättis mulle sellise lapsepõlves saati sellise lause, et suhtlemine on sellise suunaga või mõttega, et ei ole olemas kerjuseid, ei ole olemas kuningaid. Et kõik inimesed väärivad sellist suhtlemist ja selliste suhtumistega inimestega ma ei reageeri tavaliselt ju kohe. Et selliste suhtumistega inimestega ma kogun ja vaheteval ei olegi vaja klaarida. Elu klaarib nendega. Klaarida võib-olla ei olegi vaja, et mul on seda läbi elu ja ajaloo, oma eluloo, seda sirge selgsust olnud. Et ma lihtsalt ei allu provokatiivsetele käitumistele või pigem ajangi selja sirgu ja tulen ära. Ja kui sellise miks küsimusega, selle halvustava alatooniga miks küsimusega, siis seda suurem on see annus või panus meie endi poolt, et me teeme selle ära. Mille kohta mul poeg on väga hästi öelnud tegelikult, kui nüüd mõelda, et teid ju ei olegi vaja ju toetada eriti, sest te olete nii kanged, et te teete ikka ära. Et see on selline jälle see koht, kus tuleks tegelikult mul tihti peeglisse vaadata, et nii mõnigi kord võib-olla ei ole vaja ära teha. Ma olen seda nüüd hakanud ütlema teistele. Aga mis ma nüüd viimasel nädala lõpul, kui mõelda selle mikside inimeste peale või selliste, et mida ma küll olen mõelnud, et õppimise koht, kui kaua mul on aega läinud. Et õppimise koht on see, et ühel hetkel jätan ma Vanakooli keskusele selle sama pärandi maha. Et kui keegi tuleb su juurde ja tahab sinuga kuidagi koostööd teha või tahab sul ruume kasutada ja kui ta hakkab siis eelmist partnerit halvustama, mõtle kui palju mul on aega läinud selleks, et kui ta hakkab eelmist koostööd või partnerit või mingit lahkulöömist kommenteerima teise aadressil negatiivselt, siis selliste inimeste ja organisatsioonidega ma enam koostööd ei tee. Ma jõudsin selleni 2 päeva tagasi. Et ma põhimõtteliselt ei tee nendega, sest nad teevad täpselt sama sinu endaga. Mul on viimase paari aasta jooksul sellised kogemusi ka Vanakooli keskuse baasil, et nad käituvad sinuga täpselt samamoodi, kuidas nad sinu juurde kunagi libitsedes tulid ja eelmistest
koostöödest alasti rääkisid. Seda võib laiendada igas suunas, seda võib abielude juurde laiendada ja kõikide selliste asjade suunas. Hästi eluline, et eluline fakt, et ja ma otsustasin, et see on see pärand, mille ma nüüd jätan kindlasti ka Vanakooli keskusse, et täna meil on meeskonna nõupidamine ja siis ma ka saan selle mõtte nagu välja öelda, et rohkem Vanakooli keskus kindlasti koostööd ei tee inimeste ja organisatsioonidega, kes tulevad jutuga, kui halvad olid eelmised tegijad. See on väga väärtuslik nõuanne. Rääkides veel teie nendest vahvatest projektidest, rahvusvahelistest projektidest, ma mõtlen, et kas ma jõuaksin 2 käe peal kokku lugeda, 2 korda 2 käe peal isegi võib-olla neid riike, kus sa kõiki nende projektide raames käinud oled, et mulle tundub, et sa oled mega palju reisinud. Jah, ma ei saa öelda, et ma olen vähe reisinud, kui mõelda nagu tavamõistes ja mida on õnnistatud sellega, et päris palju asju olen ma ikkagi saanud ja mitte alles Pärnus, vaid ma olen juba eelmistes oma töö asjatoimetustes päris palju reisinud, et kui kaardi peal hakata täppe, ma arvan, et jah, võib-olla 20 riiki tuleb ära ja mõnikord olen ma küll kas Kermoga, siis oma pojaga või abikaasaga reisinud ka niisama ja sealt edasi hakkab arenema koostöö. Ja siis jääbki see riik nagu hinge peale, siis hakkad nagu edasi toimetama ja leiad neid põhjuseid ja kui nüüd siia lisada selline huvitav fakt, et ma pole mitte kunagi inglise keelt õppinud, siis selle juures ma mõtlen, et ma olen ikka täiesti hull. Et tänaseks, ma teen kindlalt vigu ja aga ma olen täielikult üle saanud sellest takistusest, et kuidagi see tuleb, see inglise keel või vene keel, et nad tulevad nagu niimoodi vabalt ja voolates. Vahetevahel on päris naljakas mõelda selle peale, et vaatad inimesele otsa ja siis küsid kõva häälega, et mis keeles ma praegu rääkisin. Eriti kui ongi, meil on jätkuvalt ju Baltikumis on siiski või ka tegelikult näiteks Moldovast, et ollakse üllatunud, kui meie keskuses ka noored, sest kui Moldovast tulevad näiteks noorte vahetusse, siis nad omavahel kukuvad vene keeles rääkima, nad arvavad, et see on salakeel nende jaoks seal, et ega keegi ja siis, kui sa seal nagu nendega hakkad vestlema, siis pärast seda, sest salakeelega ma sekkun ju alles siis, kui on põhjus sekkuda. Ehk siis salakeel töötab selle hetkeni, kuni mul on vaja lihtsalt sekkuda nende salaplaanidele ja anda märku, et nad ei ole siin ruumis ainukesed, nii on proovinud ka Leedu noored näiteks meiega. Et nad räägivad, kuna nii paljudes tegelikult riikides on neid segaperekondasid, et räägitakse päris palju vene keelt jätkuvalt noorte hulgast. Siis on see koht, kus vahetevahel lihtsalt vaatad otsa ja siis mõtled kõva häälega, mis keelt ma praegu parasjagu rääkisin. Sellepärast, et sa enam ei tea, sul see vahetus toimub nii kiiresti, et ma arvan, et meie see boonus, sealhulgas minu boonus, ka selles suures rahvusvahelises organisatsioonis, kus ma toimetasin päris heal tasemel. Et oligi see, et me olime valmis seda vene ja inglisekeelset kooslust vedama, et ikkagi taanlane seisab sul lihtsalt kõrval niimoodi suurte silmadega ja siis sa niimoodi vahendad seda nende omavahelist, siis ta ikkagi, nad ikka koputavad tänutundega sulle õla peale, et või nagu väga hea Interschoola rahvusvaheline võrgustik, kus ma olen toimetanud ja aastaid mitmeid konverentse teinud. Et seal oli üks meesterahvas Walesist või oli ta võis olla ka Englandist äkki ta oli, ma ei mäleta praegu. Tema, kuna ma vabandasin, ikkagi see keelebarjäär oli ikkagi aastate jooksul 10, 15, 20 aastat tagasi. Oli siuke vabandust, et murest murtud vaatad, sa oled konverentsil, aga et sa teed kätte ja nagu minu stiil, et andsin kõik eessõnad, nii palju kui ma teadsin inglisekeelseid eessõnu, ma ütlesin, et te olete piisavalt targad, te oskate ise selle eessõna siit minu loetelust valida. Et kus ma teadsin, kas nad onnid, mis iganes asjad seal ees peavad olema, siis ma tegin ju täpselt siukse liigutuse ka, et andsin käega, nüüd teie valite sinna eessõna, keegi saalist ütles eessõna, ma läksin edasi. Et ja siis selle meesterahvaga vesteldes, vabandasin oma inglise keelt. Ja tead, kui armas siuke siin, mulle niuke, ta oli ikkagi minu vanematest vanem härrasmeest, et istub mul vastas, ütles, et ja südamest ütleb sulle, ja mina vabandan, et mina ei oska eesti keeles rääkida. Kas sa saad aru, kui hea tunne see on, kui sulle keegi päriselt
tunneb seda ja annab sulle selle toetava tunde, et tegelikult kui rikas sa oled. Need hetked on nii väärtuslikud, mida mingil hetkel, kui ongi natuke keerulisem on ju, ja neid nii imelisi hetki sul on kohe nagu varrukast võtta, need nii palju toetavad nendes keerulistes olukordades, et üle saada. Keeruliste olukordadega minul selline, see on mul juba kooliajast, pärast nüüd ma juba tean, et kus ma see, tõenäoliselt ka mingi ikkagi hinge kauge tarkus oli just nimelt keskkoolis hakkasin ma seda kasutama, mis viis mind ühel hetkel mu aju ikkagi täiesti sassi, sõna otses mõttes, et ajule tuli restarti teha, oli see, et ma liigutasin, seda ajas liigutamist ma rääkisin sulle kunagi ka raadios, et ma tõstsin ennast enne rasket olukorda, keerulist vestlust. Ma tõstsin ennast nagu mõttes juba selle sündmuse järgsele ajale ja see rahustas mind enne seda sündmust nii maha, kui tagantjärel mõelda, kuidas kas eksameid või mingi väga keerulisi situatsioone lahendanud elus, siis tegelikult tekib seal tühimik, et sa olid selles hetkes enne ja siis sa oled järel ja seal vahel on mingi lõik, mis ei jäta sulle, mulle vähemalt isiklikult, ei jäta sellist totaalset krahhi su hinge. Ei saa öelda 100%, et see on kõik alati õnnestunud. Need ajashüpped on, või niisugused hüpped on pigem lihtsamate asjade lahendamisel, kui on keerulisemad, siis ikka jääb, aga siin on see andestamise koht, et seda tuleb õppida, et lihtsalt seda olukorda andestada, aga see on kogemusega, seda ei tule. See ei tule hetkega, et olgu, las ta olla selline, et aeg annab ainult selle võimaluse. Sinuga võiks jääda tunde vestlema, sest et need elulised teemad ja filosoofiad ja see lähenemine on hästi põnev. Aga tundub, et me teeme sinuga võib-olla eraldi veel mingi oma saate. Aga ma tahan sulle öelda, kohe praegult kommenteeringi, et kui sa selle Pärnumaa podcasti nüüd oled, ma saan aru, tööle saanud, siis mingi sari on ta südamelt ära või mida iganes, siis kindlasti ma olen sulle üks inimene, kes on valmis ja soovib sinuga jagada ja tead, millist kildu oma elust ma soovin tegelikult jagada. Toimetab väga hästi ka täna sinu õppevaldkonnas, kus sa toimetad, et see teema, millest ma olen valmis ja millest ma soovin avalikkust ka jagada ja sinu vahendusel seda teha, on eakate hoolekanne, kodune hooldus ja tegelikult see super kogemus, mille ma sain oma ema lahkumisel, sest ma arvan, et nagu mulle on öeldud, et kõikidele inimestele ei anta sellist kogemust, nagu mille võrra mina olen rikkam, et kunagi ma sellist teemat oleks valmis sinuga rääkima. Oi, kui äge. Kuule, siis panime seemne praegu idanema. Aga täna tuletame meelde, et meie podcast on kuuldaval neljapäeval. Juba homme, mis kellast tasub sammud Raekülla seada, et osa saada augusti jälgedest? Augusti jäljed linnaosas alustavad juba tegelikult erinevad kuhvikud ja koduaiad kella 10-st, kella 12-st kuhvikud ja toimetavad kuni laupäevani. Et palun jälgige, laupäeval seal viimane lõpetas äkki 00 öösel, et palun jälgige sündmust Facebookis augusti jäljed 2026, kõik mis teen ise endale sellisel teemal ja seal hoiame operatiivset informatsiooni, seal on nii Vanakoolikeskuse tänava festivali programm üleval, nii kultuuriprogrammid kui lastealaprogrammid. 2 päeva sellist melu 7. korda, vaatame, mis edaspidi tulevikus toimub. Aitäh sulle, Piia, võtame sellega kokku ja sinu puhul ütlen küll järgmise podcastini. Kohtumiseni.